Anett-Liis Adul teist korda võita siis Estonian Amateur Open ja seekord koduväljakul, et kas kuidagi mausam oli ka võita koduväljakul? Jaa, siuke tore tunne oli, sest ma tegelikult ei ole sellel väljakul võistlustel nagu väga hästi mänginud ja eriti nüüd, kui ma väsinud olin, sest ma tulin just USA-st, et siis oli väga tore koduväljakul võita. Mille poolest see võit ka erines võib-olla eelmistest, et seekord oli nagu natuke rahvusvahelisem konkurents, et kas see nagu natuke ka hirmutas või just innustas? See pigem vist ikkagi innustas, sest tavaliselt on Eestis nii, et meil on mingi 10 naist umbes peal ja siis sa maadled eestlastega, aga nii tore oli näha, et meil tuli nii palju välismaalasi ka siia, et Türgist ja Saksamaalt ja Soomest ja et selles suhtes see oli väga tore. Milline päev kõige raskemaks osutus? Teine päev oli väga tuuline, aga sinu jaoks kas hoopis iga päev tuli rohkem väsimus peale või mingi muu asi mõjutas? Ma arvan, et kõige hullem päev tegelikult oligi teine, sest ma ei saanud peale esimest päeva väga magada ja siis ma olin väsinud ja see tuul oli hästi tugev, et selles suhtes täna oli ka tuul tugev ja ma mängisin tegelikult löögi rohkem kui eile, aga ikkagi väsimuse poolest oli eile kõvasti raskem. Millised on sinu suurimad eesmärgid selleks suveks veel? Tahaksin individuaalsetel Euroopakatel, tahaksin peale saada ja kui peale saan, et siis tahaksin seal hästi mängida ja Eesti võistlusi oleks ka tore veel 1 või 2 võita. Võistkondlik Euroopa meistrivõistlused? Ja seal on vaja meil tuua medal ära ja väga tore oleks, kui me suudaks lõpuks võita selle võistluse. Ja pikemas perspektiivis Anett-Liis Adul treener või mängija? Pigem treener, et ma praegu mängin natukene, ma just tulin USA-st tagasi, et aga pigem ikkagi treener. Aitäh, edu! Aitäh!